Tere, Peeter, ma pöördun poole 5. korda. Kuhu jäid põsane? Tere päeva. Las ta helistab mulle tagasi. Imelik värk. Ma palun väga Unusta oma argimured ja asu kuulama, sest Eesti omapäraseim taskuhääling vallutab nüüd kõik vabariigi helikandjad. Stuudios on Peeter Võsa ja Sander Valge ning see on podcast Patrullnokad. Hohohoo, patrullnokad siis üle 6 kuu või? Jah, patrullnokkadel mokad rullis ja 6 kuud ei saanud midagi rääkida. Lubasime suure suuga, et järgmine episood tuleb külla see ja see ja see ja see ja siis on pool aastat pausi. Aga me oleme head mehed, sest head mehed on need, kes lubavad. Head mehed, õppinud riistad. Nagu klassikud räägivad, aga tõesti jah, meil läks siin... Läks lappesse. Läks lappesse, jah. Ei tohi lubada asju, ei tohi lubada, siis midagi ei toimu. Jah, tegelikult natuke oli puhkust ja natuke läks töönahka ka, nii et loll on see, kes ei leia põhjendusi, aga nüüd me oleme tagasi. Nüüd me oleme tagasi, me ei luba, aga me teeme. Ja täpselt, ma ei luba mitte midagi, aga annan endast maksimumi ükskõik, mida te minust ka ei oota. Ja, võtame seda kui teise hooaja algust, esimene hooaeg oli proovikivi, saime oma vigadest aru, õppisime, mida teisiti teha, õppisime seda, et me ei tohi lubada. No vot, täpselt, et tuleb teha, mitte lubada ja mina tegelikult sain eelmise nii-öelda hooajaga aru, et ausalt öelda see podcasti asi on ikkagi selline, et ei seda või mitte katki jätta. Ei või katki jätta, sellepärast, et ikkagi tore on istuda laua taga, kord nädalas rääkida juttu, mida meie teeme, mida maailmas tehakse ja ma siinkohal küsingi, et kuidas sinu pool aastat on möödunud. Võtame siis kuidagi alustuseks kokku selle, mis meil siin möödunud pool aasta jooksul toimus. Mis mul ikka putka, mida ma olen ehitanud, on peaaegu et valmis. Progress. Vahepeal oli kole külm. Irmus lumi, lumega seoses oli palju seiklusi, nii et liikumist mööda Eestit siis ikka satud, küll jääd metsa vahele kinni, küll poriauku pidama ja nii edasi. Aga noh, mida me siis pool aastat teinud oleme? Pool aastat oleme teinud oma teletööd ja valmistanud järgmist tööd ette. Järgmist podcast episoodi, et uus pool aastat pausi võtta. Oleme ükshaaval kõik tähed kirja pannud, mida me siin räägime ja läbi mõelnud. Täitsa võimalik. Järgmine sõna võiks olla ja mis siis veel? Mis siis veel, jah. Ühesõnaga, patrullnokad on siin pärast poole aastast pausi tagasi. Me teeme siis ikka vanaviisi. Me küll uuendusena, nagu me ütlesime, ei luba, aga me proovime see kutsuda ka sel korral inimesi, rohkem kui 2 inimest üle hooaja. Ja kui inimesi ei õnnestu kutsuda, siis mina kutsun koera. Koer on inimese parim sõber. Täpselt. Miks mitte? Aga mis meil siin poole aasta jooksul toimunud on? Võsavinklit tegime natukene. Võsavinklit oleme teinud. Võsavinkel on meid viinud Tallinnast aina kaugemale ja kaugemale. 2 aastat rasket tööd on kinkinud meile EFTA nominatsiooni. Jaa, on küll. Oi, nüüd on tähele pandud. Need on tähele pandud. Kes ei tea, mis EFTA on, siis EFTA on Eesti tele- ja filmi auhindade gala. Leiab aset siis 14. aprillil, juba paari nädala pärast. Oli jah, ma juba jõudsin ära unustada. Mulle tuli kutse, ma panin ennast kirja ka sinna. Sa panid natuke hiljem kirja. Vaata, kas tead isegi turvamees siin uksel sisse laseb. Ma vist panin ennast päev hiljem kirja. Päev hiljem või? 2 päevagi hiljem. Ma ei tea, kas aga ei no ise nad tahtsid mingit auhinda anda, et võib-olla siis ikka lasevad sisse. No äkki lasevad. Ma luban, ma edvistama seal ei hakka, panen vanad kulunud dressid ja kartulikoti ja lihtne toit ja lihtne riie, need teevad inimese ainult ilusamaks. Aga enne, et üldse midagi võita, selleks peab seljatama pealtnägija, selleks peab seljatama Ukraina stuudio, Laseri, Eesti kõige kvaliteetsema ajakirjanduse Marii Karell. Karelli ma tean, laserist ma ei tea mitte midagi. No aga vähemalt ühte neist tead. Aga Karell on laseri silmadega. Ja. Ta teeb
siis on väga hästi. laser, ohtlik konkurent, ütlen, ma täna siin, pane tähele. See oli TV3-s. 3 jah. Aga ei, ma arvan, et neile antakse ka auhinda, vaatajaid seal ei ole, aga auhinda. No vähemalt mõne suupistaja, midagi head keelemärjukiseks käib ka. Asi seegi, tunnustus omamoodi. No kuidas sinul on? Kas sinul on suur tunnustamise vajadus, et sind kõik imetleksid, tunnustaksid, austaksid? Muidugi, ma ei istuks muidu siin sinuga. Mina olen lihtsalt loll ja edeva, mul on teiste kiitusest jumala kama 2. No võt näed, 2 lolli on kokku saanud siin. Aga ei, tore ikka tead, kui öeldakse, et olete head asja teinud, et eks ma arvan, sel päeval on tore, järgmisel päeval on juba suva, kõik on unustanud. Järgmisel päeval tuleb jälle panna kummikud jalga ja minna kuskile Soomaale või Nursipalusse metsa müttama ja oma igapäevast tööd tegema, et nii paljukest rõõmu ongi nendest auhinnastamistest. Nursipalust rääkides, siis vahepeal meil ju tekkis uus vabariigi valitsus, valimised olid ära, jah? Ja issand jumal, päris põnevusega ise ma valimas ei käinud. Mina ka mitte. Sellepärast, et ei ole midagi valida. Ei ole valida. Kedagi ei ole valida. Ma tean, kindlasti paljud ütlevad nüüd, et oi, kui vali, siis pärast ära kiunu, ära kiru. Aga mulle meeldib, nii nagu ma olen. Mina ei kirugi. Mul on päris hea, ma olen ennast suutnud sest ühiskonnast niimoodi eraldada. Sul on oma riik, oma valitsus. Et mul on täiesti pisikene maatükk ja mul on seal oma enda valitsus ja värav on kinni ja koer on lahti ja lihtsalt niisama sinna ajutise valitsuse liikmed tuiama ei tule. Jaa, aga peaminister su selle krundi peal sai pahaseks, kukkus purjus päi sulle puuga vastu katust. No võt, jah, täpselt. Tuli ja tegi natuke uut vana. Jah, peaaegu tuleksin oma ehitusest ilma jäänud. Sama temperamendikas nagu Helme. No võt. Aga milline oli see mees või naishelme? See jääb iga ühe enda otsustada. Millised helmed? Kaelahelmed. Ja on kogutud veimevakka. Ja siis kossja minna mõnele teisele parteile. Täpselt nii. Aga mis ma poole aasta jooksul tegin? Ega ma kontorist väga välja saanudki. Poole aasta jooksul. Viimane episood oli meil ju enne novembrit. Ma läksin vahepeal USAsse, kus ma jäin siis 3 nädalaks haigeks. No, elu kõige kallim puhkus. No siis olid Dubais vahepeal. Dubais olin vahepeal. No seal sa jäänud haigeks. Seal ma jään haigeks. Seal ma olin ka 6 aega. Päris hea oli. Aga tulin tagasi Eestisse, kohe tõmbas nina tatile. Mina sain ka endal nina tatiseks. Me koos vist saime seal samas Soomaa võttel. Oli küll, jah. Ilus. Ma mõtlesin kusjuures sellist asja, et Eestis ei ole väga selliseid eksootilisi luksusreise rikastele, et peaks hakkama sealt Dubaist ja Aasiast, kus iganest tooma rikkaid inimesi siia ja viid nad Soomaale, teed sellised 5. aastaja ekskursioonid. Kusjuures ega seal ju eesti keelt oligi vähe kuulda. Ja poolakaid oli palju. Poolakaid oli palju, seal oli veel vist mingi Lätist oli mingi seltskond, jah. Et eestlane on jube närp oma kodukandi kauneid paiku avastama. Ma mõtlesin üks õhtu samamoodi, et täitsa pull oleks teha suvel üks kõige luksuslikum puhkus Eestis. Nagu päris tõsiselt. Ja ma hakkasin mõtlema, et kuhu minna? Mida teha? Ja ma ei teagi, mida teha. Sest et me alati mõtleme selliselt, et läheks kuskile välja, päikese alla. Ei, miks? Saaremaa toimetaja meil ju käis Saaremaal puhkamas. Rõus spaas või kus kohas. Koospa. Ja tal läks seal päevas rohkem raha kui sul Dubais. Absoluutselt. No, mis ta ütles? 1000 eurot vist? Ja 1000 eurtsi ja... Hullu maja. Mina sain 100 euroga päevas hakkama Dubais. No võt. Nii et põhimõtteliselt Eestis ega asi ongi, tood maailmarikkad siia, viid nad kõigepealt muda sisse Soomaale, las kärutavad oma kaatri kuskil mülkasse kinni seal ja siis võtad kätte, viid nad Saaremaale spaasse ja rohkem pole vajagi, rahakott on tühi teistel. Jaa, aga tead, mis oleks eriti äge? Vaata on selline õhtusöök nagu sitateeninduse õhtusöök. Aga teeks sitateeninduse reisi. Tulevad sulle rikkurid kuskilt Dubai, võtame Dubai rikkurid, kui me seal Dubai lainel oleme, tulevad siia mingid miljonärid, šeigid.
maanduvad Tallinna lennuväljas, Euroopa parim lennuväli ikkagi hästi lihtne, väike, eksida ei ole võimalik, tulevad sinna VIP-terminali ja siis nagu ikka. Mis tuleb Eesti politsei, võtab nad kinni ja hakkab seiklus. ka nii võib. Aga kõigepealt tulevad sinna, viisakuselt lükkavad kohvri, et palun härra Sohver, siin oma kohver, pange autosse. Siis ütleb talle, et mine Pukele, vea ise oma kohvrit, tulid sita teeninduse reisile. Kuule, kaltsupea. Kuule, rätipea, mis teed raisk? Rätipea, ma sain tassi ise oma ridik. Ütlesid, Dubais ei ole siin. Mis sa siin mõtled? Ja siis läheb reis luksuslikult üle Eesti lahti. Ei, no oleks põnev ju, uus agentuur. Ei, ma arvan küll, aga... Sitad reisid OÜ. Aga ma usun, et siis oleks seal nende reiside tellijaid sama vähe kui TV3-l vaatajaid. Oi. See oli praegu valus. Aga tõsiasi. Vot nii. Nii et see reisisaade jääb ära, aga tegelikult mis oleks puudu Eesti telemaastikult? Kindlasti üks korralik, tõsine, paigast paika põhjalikult läbitöötatud ajaloosaade, mis uhkustaks meie enda ajalooga. Jah, ajalugu me oleme natuke käsitlenud ka ja tundub, et nii palju, kui me siin vähegi teinud oleme, siis rahvale on korda läinud ja neile iseenesest tagasisidena on, meile nagu tagasisidena on öeldud, et tehke veel. No absoluutselt, mina paneksin veel rohkem hullu, läheksin, näidaksin Aegviidu kõrval seda järve, mille on meteoriit löönud, eks ole. Jaa, mis me veel huvitavat on siin peale Munamäe, mis ei ole mägi? Issand, miks meil ei ole Lõuna-Eestis? Piusakoopad. Piusakoopad. Sinna vist ei lasta sisse väga enam. Sinna ei saa, ei. Midagi vist lastakse, jah? Midagi saab salaja ka minna. Ma olen ka käinud kunagi seal. On piusakoopad, on, eks ole, looduskauneid kohti, kindlasti on Narva ja mitte ainult Narva, vaid ka meie enda linna, Jaanilinna ajalugu. No me praegu ei saa, seal on ajutine piir, on Venemaa vahele pannud. Me ei saa oma kodumaale, aga küll me sinna kunagi saama hakkame. Need on kindlasti põnevad asjad, millest nüüd järjest rohkem räägitakse, on Eesti seos viikingi ajalooga. Viikingi kultuur on kõva, jah? Jah, nii et sina teadsid, et Eestis on filmitud hästi palju viikingite lavastusi, neid kasutatakse BBC ja mujal maailmas dokumentaalides hästi palju. Ei, seda ma ei tea. No võt, et Viikingite külas ja Saaremaal on hästi palju neid asju lavastatud. Aga et meil on paiga järel, kus on viikingid tegutsenud ja mitte võõrad, vaid meie enda omad. Neid on Eestis küll ja veel. Võtame kas või näiteks Varangu mõis. Jaa, Varangu mõis on ka, jah. Et see kohanimi Varangu ei saagi ju millestki muust tulla kui minu arvates, kui idaviikingitest ehk varjaagidest või varangidest. Jah, kõlab loogiliselt. Aga siit, kui võib-olla kuulajatele väike üleskutse, kui te olete mõelnud, kus oleks lahe Eestis puhata ja kui teil ei oleks mingisugust eelarvet, siis kuhu te puhkama läheksite? Mida te teeksite? Tõesti, tegelikult ka tahaks väga teada, millised on need Eesti inimeste eelistused. Võiks, oleks see nagu täitsa huvitav teada nii luksusreisi osas, et millist luksuslikku puhkust siin Eestis oleks võimalik siis endale lubada ja teine asi on muidugi see, et mind huvitavad kõige rohkem teadmist ja lüngad, et mis on see, millest Eesti inimene teada tahaks kõige rohkem? See on ka väga huvitav. Tegelikult peaks tegema mingi süvaanalüüsi, et mida keskmine eestlane nagu päriselt teada tahab? Mida ta soovib teada? No võt, kas eestlane üldse soovib midagi teada? Võib-olla eestlane on nii tark, et ta juba teab kõike. Võib-olla tõesti, jaa. Et me oleme äkki niisugune haruldane rahvas siin maailmas, teame niigi. Ja meie mõtlesime veel, et me oleme ajast ees, me siin teeme inimestele nagu tulevikku selgeks. Sinna nahka ta läks. No võt. Ei tasu õpetada teisi inimesi elama. Et see on ka päris selge, et... Tänase päeva selline elutarkus ja filosoofia. Jah,
elage nii, kuidas oskate. Ja, aga ärge teisi õpetage. Aga ärge jumala eest teisi mingi õpetama, keerate selle viimasegi tuksi, mis neil on või ei ole. Täpselt nii. Aga podcastist rääkides, siis me üritame siin ikkagi järgmistes episoodides tuua mõned toredad inimesed, kellega oleks mis iganes teemadel vestelda, rääkida. Keda sina tahaksid siia rohkem külla kutsuda? Ei, mina juba kutsusin. Ärme veel ütle välja, kes on? No. Ei ütle välja. Ei ütle. Hea küll. Hoiame saladuses. Hoiame saladuses, aga kindlasti saab olema niisugune huvitav vestlus, sest seda inimest on minuga sageli võrreldud. Aga me ei ole üldse sarnased. Ei ole. Me ikka väga erinevad, aga teisest küljest väga sarnased. Kes teab, see teab. Ja eks meil on siin veel legende kirja pannud. Ootejärjekord on ukse taha pikk ja veel. No vot, et me siiski päris tuleb tunnistada, et me oleme laisad ja lohakad küll, aga mitte nii laisad ja nii lohakad, et me kõigel laseks läbi sõrmede minema joosta. Ja, eks me ikka proovime natukene siin endale ka pindu tagumikus hoida, et see järjepidevus püsiks ja oleks teil, mida korra nädalas vähemalt kuulata. No vot. Vot siis, aga selline väike sissejuhatav lühike episood tänaseks ja ma siiralt loodan, et me ei kohtu poole aasta pärast, vaid ikkagi nädala pärast. Teeme nii, et nädala pärast. Teeme nii, et kohe järgmise nädala alguses teeme selle salvestuse ära. Ja siis on tehtud. Täpselt, ja siis on tehtud ja katsume kui mitu tükki teha äkki. Jaa, proovime mitu. Ühesõnaga, aitäh, et tulite tagasi. Proovime jälle Spotify tippu ennast rebida ja kes YouTube'is vaatab, siis pange like, subscribe. Muidugi, ja kohtume taas jälle järgmisel nädalal, sõbrad. Tšau!